Tere tulemast meie miniesitlusele. Sel korral siis juba ei tea mitmendale, enam ei loe, aga tõepoolest 2 kuud olen ma teie koju käinud ja loodetavasti teen ma seda ka edaspidi. Ja meie tänane teema on siis vesi ja on loomulikult siis meie maitsevee pudel ehk siis peene nimega inglise keeles infuser pudel, mis siis on ka hetkel väga hea hinnaga saadaval, küsi oma esitajalt ja iseenesest siis tegelikult Tupperware on turule tulnud kõikvõimalike ekopudelite ja pudelivariantidega juba mõned pikad aastad tagasi ja valikus, arvestades selle ajaga, ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et meil on olnud vähemalt 70 erinevat pudelit, erinevat suurust, erinevat kuju, erinevat värvi. Seega me saame väita, et kõigile on oma ja alati me leiame oma kliendile vastava soovi või tema dressivärviga või tema potase värviga vajaliku pudeli. Kõige uuemad nendest on siis metallpudelid ja natukene enne seda olidki siis infuserpudelid ehk siis maitseveepudelid, mis siis turule toodi. Aga miks nad nii populaarsed on, miks nad võib-olla on võitnud meie klientide südamed, on ju tegelikult see, et järjest rohkem ka ajakirjanduses ja televisioonis igal pool räägitakse sellest, et ega juua vett ühekordselt kasutatavatest pudelitest, mida ostame kaubandusest, ei ole kuigi otstarbekas. Me peame säästma loodust, me peame säästma oma keskkonda, milles me elame ja järjest rohkem ka minul on alati huvi minna kuhugi ja näha võimalusel siis ka neid pudeleid, mida kasutatakse. Nii nagu spordisaalides te näete, et väga tihti tullakse trenni, võetakse oma poest ostetud veepudel, mis on tühjaks saanud, lastakse kraani all täis ja sinna see jääb. Tahaks nii minna juurde ja öelda, et oled sa kuulnud, et Tupperwarel on väga kvaliteetsed korduvkasutatavad ja ökoloogiliselt puhtad veepudelid, millega võib julgelt minna mis tahes joogivee kraani alla ja selle mõnuga täis lasta, siis on mul hea meel, kui ükskord meie kliendid kõik ka selleni jõuavad ja Eesti on kaetud suure hulga erivärviliste, ilusate ja erisuuruste ekopudelitega. Aga täna siis teemaks tõesti maitsevee pudel ja miks ma seda võib-olla endale selliseks lähedasemaks pean, on see, et see on pudel, mida mina ise olen kõige rohkem kasutanud. Ehk siis me kõik teame, et väga otstarbekas ja mõistlik on tarbida vett ja seda vähemalt 2 liitrit päevas. See on nüüd teaduslik jutt. Räägitakse ühtepidi, räägitakse teistpidi, räägitakse seda, et peaks 2 liitrit jooma, teised ütlevad, et see pole sugugi kohustuslik ja vajalik. Kes soovitavad juua mineraalidega gaasivett, kes ütlevad, et seda mitte mingil juhul juua. Tegelikult Eestis on üldjuhul kraanivesi ja põhjavesi niivõrd puhas, et seda võib täiesti julgelt tarbida ja selleks võiks siis kasutada nii-öelda meie tootevalikus olevaid pudeleid. Miks ma jõudsin maitsevee pudeleni, on see, et ka mina olen väga halb veejooja. Mulle kohe üldse ei maitse vett juua. Kui ma tahaksin juua vett, siis ma heal juhul joon gaasivett, kuigi ma saan aru, et see teeb minu kõhule ka aeg-ajalt liiga, aga lihtsalt juua ja veel suures koguses vett tuleb ennast aeg-ajalt sundida. Seni, kuni ma avastasin siis maitsevee pudeli, sest maitsega vett, sidrunivett, laimivett mulle meeldib väga juua. Ja Tupperwarel on siis tõepoolest olemas selline vahva pudel, millel on siis kõik need funktsioonid ilusasti olemas, mida me saaksime selle maitsevee puhul kasutada. Tal on väga mõnus klapiga kork, hea joogiava, ei ole suur ega väike. Ta on hästi pestav ja hooldatav, sellepärast, et ta käib mõlemalt poolt lahti, teda on hea puhastada, kellel ei ole harja, mahub isegi laps sisse ja ka väiksem käsi ei ole üldse probleemi, saab puhtaks. On kenasti olemas tihend, mis siis väldib vee lekkimist ja kõige vahvam selle asja juures on siis oma väike mahlapress, ehk siis te ei pea kuskil eraldi hakkama nii-öelda seda maitsevett endale tegema, et seda siis veepudelisse panna. Ja milles on erinevus? Kuigi ma räägin sellest, et Tupperware veepudelid ja ekopudelid on ka väga head ja varem kasutasin ka mina seal nii-öelda eelnevalt valmis tehtud maitsevett ja teinekord viskasin mõne lehekese või sidrunigi sinna sisse, siis peale selle pudeli kasutama hakkamist olen ma siis tegelikult selle kõik vältinud.
välistanud ja alustanud siis sellega, et igal hommikul tuleb minuga tööle kaasa siis selline pudel. Kui pudelil on mahtu rohkem kui 700 milliliitrit, siis on mul hea lihtne arvutada, et kui ma seda 3 korda päevas kraani all täidan, siis olen ma õhtuks oma normi kätte saanud. Ja tegelikult on seda väga lihtne meeles pidada, ma tean, et paljudel on äpid, mis siis näitavad, kui palju sa oled võib-olla vett tarbinud päeva jooksul, mitu tassi. Sel puhul on hea, et hommikul võtad vee kaasa, lõuna ajal, lõunapausi ajal lähed täidad korra ja õhtul näiteks enne töölt koju tulemist täidad korra veel ja sa saad olla kindel, et kui sa oled nüüd need täitmiste järel oma vee tarbinud, on sul see vajalik kogus kätte saadud. Ja kasutan mina nüüd järjest rohkem, kui on võimalus poest saada selliseid väga ilusaid ja kvaliteetseid sidruneid, siis loomulikult neid. Praegu poes võib-olla ei ole kõige parem see valik, sest loomulikult ei ole ju värskelt peale tulnud ja tihtilugu ka hetkel ei ole võimalik neid võib-olla kõige paremal kujul kätte saada, aga olen avastanud enda jaoks hoopiski sellised vahvad viljad nagu laimid ja uskuge mind, laimivesi maitseb paremini teinekord kui sidrunivesi ja ta kestab kauem, ehk siis ta ei lähe nii kiiresti rääsuma. Ja kui ma siis kasutan oma seda laimi, siis ma võin öelda, et 2 päeva peale läheb mul 1 laim, sest selle pooliku, mis mul praegu alles jääb, läheb mul tupperware-karbiga külmkappi hoiule, aga see teise poole ma siis väga kenasti saan selle sama tsitruspressi peal siin pudelis niimoodi kenasti ära pigistada, kusjuures meie mahlapressid võtavad maksimaalselt välja kõik mahla, mis selle tsitruse sees olemas on see siis väike kreip, on see punane apelsin, on see siis laim või on see mingit tüüpi sidrun, isegi ta võib olla näiteks granaatõun, mida saab siin väga edukalt puhastada ja purustada. Ja kui ma nüüd näitan teile seda laimikoort, siis te näete, et tegelikult on ta maksimaalselt tühjaks saanud. Ja mida tavaliselt tehakse? Tavaliselt visatakse see nüüd ära ja nii ta jääbki. Mina olen avastanud selle, et ma jätan selle laimi, selle pudeli peale, selle pressi peale ja hoian seda siin terve päeva. Sidrun kipub käest ära minema, aga laim on nii tugev, et seda ei juhtu. Seega, ka palaval suvepäeval, täiesti järgi katsetatud, teinekord ka soojemas autos, teel olles, ei saa ma sugugi väita, et see vesi oleks halvema maitsega. Seega ma täidan seda pudelit lisaks kogu aeg selle 1 laimi arvelt, aga see koor, see väike mahl, mis siia veel sisse on jäänud, annab mulle kogu aeg siis sellist lisamaitset juurde. Topsik, millega näiteks saab siis vajadusel ka anda oma kaaslasele vett juua, kes on unustanud oma pudeli koju. Te ei pea andma talle oma pudelist, aga te saate siit vajadusel ka serveerida. Või teine variant, teate ju nüüd küll eelmisest korrast, et meil on sügavkülmas peidus marju, on siin näiteks mustikat, on siin münti. Ma panen selle kenasti siia peale ja kui ta mul on kinni, siis ma keeran ta julgelt teistpidi ja nüüd ei ole muud, kui ma võtan siit selle korgi lahti, lasen kraanist vee sisse ja saan seda nii-öelda tarbima hakata. Mis on mugav? Mugav on see, et kui nüüd selle sidruni sees või selle laimi sees on ka väiksed kivikesed, siis need kivikesed, kui ma jätan selle pressi siia sisse, siis on kenasti näha, et need kivikesed ei tule selle veega kaasa, mis juhtub muidu pudelites. Samas on see maitse tegelikult ikkagi kogu aeg olemas ja samamoodi need mustikad ja see münt annab sealt alt maitset, kuigi need lehed kaasa ei tule. Mis on iga tupperware pudeli ja veepudeli puhul väga oluline, on see, et kui on tegemist ka klapiga, pudeliga, siis kõige viimasena alati suletakse klapp. Ja kõigepealt, kui te panete selle korgi siia peale, tuleks esmalt keerata natuke vastassuunas ja alles siis kinni. Miks? Sest keermel on vajalik see, et ta saaks nagu kenasti valtsi. Seega, kui te kohe keerate, panete käekotti, võtate kaasa, võib hakata midagi tilkuma, siis see ei ole põhjus sellest, et pudel on halb või katki või praak, vaid see on sellest, et kõigepealt tuleb kindel olla, et see saab ilusasti suletud. Panen klõpsuga kinni, kuulsite, klõps kenasti käis ja nüüd on mul tarbimiseks see veepudel kaasas olemas. On ta siis käekotis, on ta siis autos, joogihoidjas.
või on ta ka lihtsalt, kui jaksate matkal või kuskil kaasa võtta, on ju olemas ka veel sellel pudeli paelake, mille saab siis kenasti siia külge panna ja vajadusel siis ka käe otsas rippumas nii-öelda kaasa võtta. Ja milliseid ideid siis tegelikult selle pudeli puhul veel teile jagada või milleks ta hea ja mugav on? Et kui te tahate neid erinevaid maitseid siin sees katsetada, proovida, teha, teil on võimalus lisada siia mett, teil on võimalus lisada siia erinevaid, mõnele meeldib ingverit näiteks panna, võib panna ingveri juurt natukene siia topsi sisse, ta ei lähe vette kaasa, aga ta annab sellist gripilaadset kaitset teile siis või bakterikaitset. Kuna tupperware kannatab 85 kraadi kuuma, siis mitte siia panna küll kuuma või sooja jooki, aga paljud teavad, et seedimine hommikul käima läheks, siis see esimene sidrunivesi või laimivesi siin sees võiks olla selline leige, mis annab teile nii-öelda sellist elu ja jaksu juurde ja juba ka on, ma ei ole küll märganud, kas juba Eestis on, aga varsti võib-olla ka meil turule tulemas sellised vahvad jäätee pakikesed ehk siis jäätee, mida saabki teha siis külma veega, ehk teil ei ole vaja eelnevalt vett keeta ja seda teha, et siin ongi just nimelt siis külma vee jaoks maitsevee pakikesed olemas, mida saab siis samamoodi sinna sõela vahele panna ja kaane vahele ja seejärel täita ja teil on selline vahva maitsevesi kaasas. Te võite sinna panna näiteks täiesti julgelt ka jääd, nii nagu ma eelmine kord näitasin meie jääkuubiku vorme, siis siit saate ka alati kaasa veel jääkuubiku, kui on palav päev, nii et ka need võimalused on olemas. Kellel on vaja kasutada hoopiski mingit ACC jooki või mingit sellist lahustuvat vitamiinijooki, täpselt samamoodi võite selle panna siia maitsevee pudelisse või infuuser pudelisse ja sellega minna. Ehk siis ta on selline väga naiselik, ta on väga maitsekas, ta on väga ilusat värvi, ta on hästi praktiline ja sobib nagu igas olukorras kaasa võtmiseks kas või vabaõhukontsertile, kuhu parasjagu lähete, nii et igal juhul küsige oma esitajalt võimalust see pudel endale soetada. Kui ei raatsi osta ka mehele, osta parem endale ja te saate selle panna oma kenasse suvisesse käekotti juba sellel suvel ning sobib kenasti siis ka teie ilusate kingade ja kleediga kokku. Nii et edu teile, edu meile ja kõigil olgu oma isiklik maitsevee pudel, et me ei unustaks juua vett vähemalt 3 sellist pudelitäit päevas. Kõike kena teile ja kohtume juba järgmisel neljapäeval just nimelt sellel teemal, mida te plaanite mulle siia kommentaari kirjutada. Kõike kaunist!